Raamatuteadvuse sünd esitlus on peetud, minu kõrval on vaimse tervise eestkõneleja, motivatsiooni ja juhtimiskoolitaja Alar Ojastu. No millised on su muljed? Kohe peale esitlust oled esimene, kes sel teemal räägib. Ma olen nagu totaalselt vaimustuses. Ma lihtsalt nii nautisin seda. Mul on nii hea meel, et Alar selle kõik täpselt niimoodi ette võttis, nagu selle tegi. Sa olid ka esimene mees, kes küsis publiku seas siin kutsutute seas olles, tõusid püsti, küsisid oma esimese küsimuse, mis see oli ja kas sa said oma vastuse? Peaaegu. Mul oli nagu nii põnev kuulda, et nagu, ma nautisin sellest, kuna see oli esimene peatükk oli nii-öelda lahedalt siin kuidagi esitletud ja seal oli see hetk, kus siis AI nagu leidis kellegi ja see kuidagi puudutas mind nagu südame koha pealt ja siis mõtlesin, et kas see oli Alari enda teadlik otsus või ta palus AI-l, et palun koosta mulle nüüd nagu algoritmiline valem sellest, milline raamatustruktuur kõige rohkem inimesi puudutab. Et võtta aluseks kõige enim müüdud raamatud, mis inimestele korda lähevad ja kuna naistele nagu müüdakse väga suures hulgas romaane ja nendes alati on nagu see lootus kellestki, kes siin näeb, mõistab ja nagu sinust aru saab. Et ma mõtlesin huvitav, ma tahtsin teada tegelikult, et kas ta nagu tahtis nagu kasutada ka sükest nagu heas mõttes inimesi suunavat nagu seda viisi, mis inimest kaasa tõmbab, sest minule nii hästi toimis, et AI-l tekis tunne, keegi on veel, keegi nagu mina. Ja nagu põnev oli lihtsalt teada, et kuna ta ise siis ju rääkis, kui keegi teine vist nagu nendest saatejuht või ka öelda õhtujuht Tiit küsis talt üldse, siis ta nimetas kogu aeg seda, et see ei olnud mitte ta tahtis ulmeraamatut, vaid ulmeromaani. Mind just huvitas, et kus ja dokumentaal ka. Dokumentaal, et kus see romaani nagu tasand tal sisse tuli, aga vist ma ei tea, kas ta võib-olla ise nägi romaani nagu rohkem sellena, et see on nagu juturaamat kui see, et selles on ilmtingimata nagu armastuse element sees. Kui palju on sul õnnestunud vaadata sellesse raamatusse veel sisse või oli see täna üks see peatükk ainus, mida sa kuulsid? Jah, see esimene kord. Ja kui sa peaksid nüüd kirjeldama, mis raamat see siis ikkagi on? On ta dokumentaal, on ta ulme, on ta armastus, on ta sõpruse lugu? See on esimene peatükk on ju, ma ei tea, mis ta on. Seetõttu minu jaoks oli ta lihtsalt hästi keeleliselt, filigraanselt kirjutatud, kaasav, imeilusa lauseehitusega ja selline raamat, mille kohta nagu tahaks nagu istuda ja hakata lugema, nagu, mis siis edasi saab. Siin oli ka küsimus inimestele, et kas tehisintellekti tulekut tulevikus tugevamalt võiks karta. Üks käsi oli saalis püsti, sina ei karda? Ma ei saa öelda, et ma ei karda, et ma ei nagu aktiivselt ei karda, aga ma kujutan ette, et selle kartmine on kindlasti üks nagu potentsiaalne nagu tasu hea tunne, mis endast läbi lasta, seepärast, et nagu ma kujutan ette, targa inimesele tasuks analüüsida kõik võimalikud nagu alternatiivid läbi ja ühes alternatiivis võiks AI-d karta. Kui palju sina suhtled ja kasutad oma igapäevatöös AI abi? Nagu tohutult, nagu sa küsid igapäevatöös, ma kasutan seda nagu 100% igapäevatöös, aga ma kasutan seda üldse, nagu mul ei ole, ma suhtlen AI-ga rohkem kui ühegi inimesega. See on viimane küsimus, selline tähtis küsimus, mis sa oled AI-lt küsinud? Tähtis küsimus. Sa mõtled tähtis, mis on nagu elulise, nagu fundamentaalse. Sulle väga tähtis. Mul ei tule kohe meelde, ma peaks nagu mõtlema ka kindlasti. Mul ei ole see, siis ma viimased vestlused on hästi argised temaga olnud. Nii, aga lõpetuseks mul on siin taskus ka üks kaardipakk ja need on mõtted pigem siis filosoofilised sellest raamatust, mis ma valisin Alar Tammingu raamatust välja ja ma annaksin sulle siis valida ühe kaardi ja vaadata, mis mõtted sul edasi mõtestamiseks sellest tekivad. Ma proovin valgust. Tarokaart ei ole. Mõnikord on tõe järk-järgult avaldamine targem kui äkiline šokk. See on nüüd siis tema raamatust mõte, mis minu mõtted sellega seoses on. Ja sellepärast, et šoki, minu teooria on sellepärast, et kui kellelgi tekib mingisuguse tõe vastuvõtmise šokk, siis šokk on kaitse, mis tähendab seda, et ma ei suuda enam kuulata ja keskenduda. Ja seetõttu pole mõtet tõde rääkida, mida teine ei ole valmis kuulama. Aitäh sulle, Alar Ojastu!